Antarktika on nagu, kuidas öelda, võõras meie inimestele. Nad ei tea, kus ta asub. Tavaliselt minu käest küsiti, et et kuidas siis jääkarud ka seal elasid. Aga see on nagu öeldakse sümbol. Jääkaru on põhjanabal ja pingviin on lõunanabal. Aga nimetus juba Antarktika, seda on ka raske nagu välja öelda. Arktika, Antarktika, Antiarktika. See on vastaspool Arktikale. Antarktis on niisugune piirkond maal, mis avaldab tohutut mõju kogu maa keskkonnale ja kliimale. Seal on nii palju jääd kui 30 miljonit kuupkilomeetrit. Ja kui näiteks Antarktise jääd ei oleks, siis oleks maailmameri 70 meetrit kõrgemal. Siin lume- ja jääsupis on raske uskuda, et maailma kliima on tegelikult soojenemas, kuid kui kuulata ÜRO teadlaste prognoose, on need protsessid toimumas ja veetase siin Soome lahes ja üldse maailma meres on tõusmas järgneva 100 aasta jooksul enam kui poole meetri võrra. Põhjuseks polaarliustike sulamine. Kas neil ennustustel veetaseme tõusu kohta on tõepõhi all ja mis siis Antarktikas tegelikult toimub? Kas liustikud tõepoolest sulavad? Täna kuuleme seda Eesti polaaruurijatelt. Eestist pärit mehi on see karm maa tõmmanud ammu. 28. jaanuaril 1820 nägi Saaremaalt pärit Fabian Gottlieb von Bellinghausen oma Vene ekspeditsioonilaevalt Vostok jäiseid saari lõunapolaarvööndis oma silmaga. Sellest ajast alates on see manner pakkunud huvi nii ränduritele, seiklejatele, kirjanikele, filmimeestele kui muidugi teadlastele. Alates aastast 1957 on Eesti teadlased atmosfääri, jää, maismaa, ookeanide, inimeste ja kosmose uurimises Antarktikas aktiivselt osalenud. Traditsiooni jõud on see, mis on viinud ka väga palju eestlasi Antarktikasse tegutsema uurimistöödele ja näiteks neid oli veel 25 aastat seal rohkem tegutsemas kui näiteks lätlasi ja ka soomlasi. Pikka aega tegutsesid Eesti teadlased Nõukogude Liidu uurimisjaamades Antarktika ja Arktika instituudi kaastöölistena. Oma riigi ajal on ikka ja jälle mõeldud oma jaama ehitamise mõtet. Alguse sai teaduskoostöö helkivate ööpilvede uurimisest. Aga muidugi nüüd tähtsam tänapäeval on see, et kui me tahame vähegi teada, mis kliimaga juhtub tulevikus, siis ei pääseme sellest mööda, et peame teadma, mis on enne olnud. Ja ei ole tegelikult maal paremaid selliseid kliimaarhiive kui Antarktikas. Need on siis Antarktise mannerjää, kus kättesaadav ajalugu võib ulatuda kuni 1,5 miljoni aastani. Siis Antarktise järved, kus on 100 000 ja rohkem aastat leitud seda ajalugu. Ja siis rannikumeri, mis Antarktist ümbritseb, kus on puuritud ka meresetteid ja saadud keskkonnaandmeid 10 miljonid aastad juba. Enn Kaup on jäämandri kogukonnakindel liige juba pikki aastaid. Ta on käinud erinevatel ekspeditsioonidel mitmeid kordi ja just tema heiskas ühes jaamas ka Eesti lipu. Uurimistööks on tal praegu Antarktika järvede ökoloogia ja kliimamuutused. Ja inimesed ajavad sageli silmad ümaraks, kui ma räägin, et ma Antarktikas järve uurin. Ja tõepoolest on seal Antarktise rannikul siis sellised alad, kus jääd ja lund tegelikult ei olegi. Isegi talvel ei kogune lund sinna olulisel määral ja siis nendes kaljuküngaste vahel on siis sellised nõod, süvendid, kus koguneb sulavesi ja jällegi ei ole nii, et Antarktis on pakase kuningriik, vaid
nüüd oleme juba oktoobri lõpupoole, seal Antarktikas algab kevad, siis detsembris, jaanuaris päike paistab seal rannikulgi ööpäev ringi, jääolumi sulavad, sulaveed kogunevad nõgudesse ja need järved moodustuvad. Ja lõpuks on sääraseid järvi, mis kunagi tegelikult ei külmu, sest nad on nii soolased. Et tegu on siis näiteks nende reliktjärvedega, mis on moodustunud merelahtede sulgumisest maakerke tagajärjel või siis edasi soolasemaks muutunud sel moel, et Antarktis teate on tegelikult polaarkõrb. Õhk on seal üldiselt väga kuiv ja aurumine tugev ja siis ka see auramine annab soolsust juurde ja on üks võrdlemisi tuntud järv seal Ameerika ja McMurdo lähedal kuivades orgudes. No pisikene tegelikult ja madal, nimeks on Don Juani tiik ja soolsus on seal mõõdetud siis juba ligi 500 grammi liitris, et see ei külmu ka 40-50 kraadise pakkase juures. No see on üks näide, missugused järved on, aga üldiselt on seal ikka vähe elu ja see elu on keskendunud põhja peale, kus põhjavetikad kasvavad, aga planktonit kui sellist on hästi vähe ja kalu nendes järvedes ei ole. Mul õnnestus töötada ühel järvel Kuninganna Noodimaa mägedes, nimi on Untersee, kus selgus, et järvevesi on erakordselt läbipaistev. Mõõtes päikesevalguse neeldumist selle järves, ma leidsin, et selle järve vee läbipaistvus ulatub 77 meetrini, mis on tegelikult maailma nii järvevette absoluutne rekord näiteks. Ja õnnestus ka seda siis põhjendada, miks see nii on. Koostöös erinevate maade teadlastega oodatakse proovide võtmist Vene uurimisjaama Vostok all olevast järvest. Äänisjärve mõõtu veekogu on 4 kilomeetri paksuse jää all. Ja nüüd on jäänud veel sinna mõnikümmend meetrit puurida, et tungida järve, võtta sealt arvatavasti väga unikaalsed ja väga teadlasi põnevile ajavad proovid. Ja seal on nüüd siis see küsimus ka, et seal võivad elada mikroobid, kes on võib-olla miljon aastat arenenud oma soodu eemal muu maa keskkonnast. Ja mis nad siis on, seda ei tea piltlikult öeldes. Nad võivad inimestele kallale karata ja palju halba teha või teiselt poolt äkki õnnestub neid sundida tegema väga kasulikke ravimeid. Ja on väga oluline, et siis ei viiks sinna muud mikrobiaalset reostust näiteks. Aga muidugi suur osa tööst ongi see välitöö seal Antarktikas, olgu ta järvedel või mujal ja siis muidugi kasutatakse enam nagu seda aega, mis on Antarktika suvi, kus harvemini külastavad uurijaid lumetormid ja kus on uurimistingimused siis ikkagi paremad ja mõnusamad ja jõuab rohkem ära teha. Ja ega töö käib tegelikult siis ka nii, et magamine toimub hästi kiiresti, et seda kallist välitöö aega võimalikult efektiivselt ära kasutada. Osooni mõõtmine, mida on teinud ka Eesti teadlased, on andnud huvitava resultaadi. Siis kui avastati see Antarktika osooniauk, ütleme 1985, Briti teadlased publitseerisid selle, siis sai äkki selgeks, et vaadake seda osooni vähenemist põhjustavad freoonid, mida inimtegevus paiskab atmosfääri. Ja võeti vastu siis kaunis ruttu rahvusvaheliselt need meetmed ja tõenäoliselt aastaks 2070 jõuab ta mingile esialgsel tasemele tagasi. Aga vaadake, see osooniga on veel niisugune asi seotud, et kliimamuutus Antarktikas otseselt. Antarktika suuremas osas ei ole soojenemist toimunud, nagu on näiteks Arktikas või ka siis Antarktika poolsaare piirkonnas, mis on tunduvalt rohkem põhja pool. Ja viimase aja seisukohad on sellised, et 2 inimtekkelist ingredienti, mida inimesed atmosfääri paiskavad, CO2 ja osoon, töötavad Antarktikas teineteise vastu. Et osoon on ka tegelikult kasvuhoonegaas ja kui selle hulk Antarktise stratosfääris väheneb tänu freoonidele, siis see stratosfäär külmeneb.
ja siis võibki öelda, et see CO2 põhjustatud soojenemine ei pääse selle mõjule. Et niisugune väga huvitav situatsioon on tekkinud nende kahe ingrediendi koos mõjuna. Ja kui see nüüd osoon tuleb tagasi endistele tasemele, mida me kõik loodame, siis läheb Antarktika selle üsna kiireks soojenemiseks. Niisugune on prognoosil, mida nüüd Antarktika uurimise teaduskomitee tegi niisuguse aruande Antarktika keskkonna kohta 2008. aasta lõpus, ja see oli siis selle teaduskomitee rahvusvaheliste gruppide koostöö panus rahvusvaheliseks polaaraastaks, mis oli 2007-2009.